Tere kõigile! Täna avame järjekordse paki. Pakk on suur ja must, aga seda pakki ei ole ma ise tellinud. Selle paki siis andis mulle üle üks minu YouTube'i kanali vaataja. Aitäh talle! Ma vaatan, mis siin pakis on. Teen selle paki lahti, proovin järgi ja ma annan talle selle seejärel tagasi. Kuna see pakk on igast küljest musta kilega kaetud, siis ma tegelikult ei saa aru, kus see pealmine ja kus see alumine ots on. Ma lihtsalt siit ühest servast üritan ettevaatlikult talle noa vahele ajada. Ja Yamaha Blu-ray player BDA 1060 ehk 1060. Ja see peaks nüüd mängima kõiki asju. Igasugust kraami, plaate, faile, streamima, kõike wifi peal. Ja teeme ta lahti, vaatame, mis siin kaardis on. Milline see välja näeb. Paks juhend, lugemist kõvasti. Nii, mis siin on? Patarei, pult, ei ole, juhe, elektrikaabel patarei puldile ja ilmselt on ka pult ise kuskil. Ja pult ise. Nii, ja nüüd Blu-ray player. Nii, siit ta nüüd tuleb. Opa. Ja pakist väljas. Näeb ilus välja. Tagasisendid, väljundid, ees nupud ja plaadimängija koht. Nii. See Yamaha Blu-ray player on nüüd natukene tõsisem player. Nimelt, siin on ka balansseeritud väljundid, lisaks RCA-dele. Siis siin käib Wi-Fi järgi, saab koaksiaal- ja digitaalse väljavõtte teha, optilise väljavõtte ja HDMI väljavõtte. Pult. Vaatame ka pulti siis lähemalt. Võtame kilest välja. Ütleme nii, et klassikaline, üsna kobedasti nuppe peal, peaks jätkuma igasuguse asjade jaoks. Et täiesti nii-öelda, ütleme nii, et pult on tavaline, midagi erilist ei ole. Käeshoid enam vähem normaalne ja siis ma võtsin voolukaabel ja patareid olid ka siin karbis. Nii, aitäh sulle, kes sa selle mulle saatsid. Ma annan selle sulle tagasi pärast seda, kui ma olen seda natukene proovinud ja testinud ja teinud sellest video. No, see on tegelikult päris tõsine player. Põhimõtteliselt on siin kõik asjad peal, mis iganes peaks vaja olema, et täna peal mängida maha siis kõik failid, välja arvatud siis Ultra HD plaadid. Ultra HD plaate see mängija ei mängi, aga tavaline Blu-ray ja sealt allapoole peaks olema kõik siis söödav. Ma arvan, et see, kes selle endale ostis ja kellele ma tagasi selle annan, siis tema tegelikult kasutab seda põhiliselt muusikafailide jaoks ja ilmselt ka mõned filmid, aga mitte siis Ultra HD filmide jaoks. Aga kuna siin on nagu balansseeritud out, siis kui ma nüüd kuskil kaablid endale organiseerin, siis ma saan seda ka proovida. Ütleme nii, et Yamaha on kastist välja võetud. Kuna väljas on külm ja ta on küll olnud tükk aega nüüd juba sees, aga igaks juhuks, siis ma teda kohe käima ei pane, lasen tal paar tundi olla ka karbist avatuna, kuna see oli täielikus kiles. Ja pärast seda
käivitan ta, proovin ära, teen video. Ma ei tea, kuidas ma seda veel testin. Ma pean selle peale mõtlema, aga igal juhul karbist on ta väljas. Nii et peagi järgmine video, kus on siis seda Blu-ray mängijat näha ka töös. Kõike head teile ja näeme varsti!